Kas see on nüüd nagu selline ohutusvigur, et sa julgeksid koos sellega selle akukasti oma lapse voodi alla panna? No sellises olukorras akut kasutada, ma enda kodu kindlasti ei paneks. Palju see aku täna maksab ja kui soodsalt ma võin saada, kui ma Poolast Pavelilt tellin? Tere, hea rohepöörase saate vaataja. Üks hästi populaarne küsimus, mida mult on küsitud, on see, et mis värk ikka nende akudega on ja millal minu akud põlema lähevad. Ja kuna ma ise veel ei tea, millal nad põlema lähevad, siis ma kutsusin saatesse külla Eesti akutootja, aku komplekteerija, akutootja, Tuunori tootmis- ja paigaldustööde projektijuhi Janno. Et Janno, taustalooks siis nii palju, et Eesti meedias ju väga palju on juttu sellest, kuidas jälle mingi maja läks põlema ja akud ja paha ja kõik ja ühesõnaga, et jääbki nagu mulje, nagu need asjad lähekski kohe põlema, et mis värk sellega siis on, et kas on nii või? No jaa, on küll, sellest on palju poleemikat olnud ja on tunda, et inimesed on väga alarmeeritud, et tõesti need juhud on sellised meediasse välja jõudnud ja inimesed küsivad küsimusi, et mis siis nende akkudega täpselt on, et rohkem tuntakse huvi. Aga need olukorrad, valdavalt on ikkagi need, kus on kasutatud mingisuguse elektriauto akut, mis ilmselgelt ei vasta ühelegi standardile ja tegelikult paigaldused ei saagi olla vastavad. Aga ma segan vahele, autod ju sõidavad nendega, et mis mõttes ei vasta standardile? No, kui me nüüd kujutame ette, et auto, mis on teinud avarii ja see aku võib-olla tõesti mõõtmisnäitajate poolest on täna kõik nagu korras, siis kui teda paigaldada kodutingimustesse, kus ta on üldse teises asendis, ütleme ausalt, et tihtipeale pannakse nad püsti sealt seina äärde, et sellises olukorras akut kasutada enda kodu kindlasti ei paneks. Kas ma saan selles mõttes õigesti aru, et kui jutt oleks sellest, et me võtame uue auto aku ja paneme koju, siis see on natukene erinev sellest, kui selle auto tootja on juba öelnud, et see aku ei ole ohutu ja see tuleb maha kanda. Et need on vist ikkagi need, mis enamasti koju jõuavad. No tõesti, et tegelikult ilmselgelt neid akusid tegelikult kasutada ei tohi, et nad on järelturu akud, mis müüakse käest kätte, et jah, ma kindlasti soovitan neid akusid kasutada. No aga kohutavalt ahvatlev on ju küll selles mõttes, et vaatad, et 3000 euro eest saad seal, ma ei tea, 70 kilovatt-tundi, et juba odav ju. No jah, selles sõltub palju, mis sa odavaks pead, eks ole, et kui on tulekahju ja palju siis teed kahjud olla võivad, et võib ju juhtuda, et sul maja põleb maha selle tõttu, et tõesti, et ikka tasub tõsiselt mõelda, kas see on nagu hea valik. No ja lisaks kindlustused ju tegelikult ei aksepteeri seda, et kui sul on selline paigaldis, siis kindlustusega läheb ka kindlasti raskeks. Ja, et okei. Aga ühesõnaga, minul ei ole ka kodus autoakusid, korra ma sellele mõtlesin just nimelt selle ahvatluse tõttu, et jube odav on, aga vaatasin ka, et mul on siin kuur on hoovi peal, et äkki sinna panna, et siis nagu leek ei jõua majani, aga lõpuks läksin ikkagi nagu tehase toodete teed ja teie ju komplekteeritegi Eestis ise akusid. Vaatajale ütlen ära, et minul ei ole Tuunari akusid, ei ole siin nagu mingit seost ja tegu ei ole ka otsese reklaamiga. Aga ma tahan küsida, et mis need põhilised nagu põhjused on, miks akud üldse põlema lähevad? Räägime siis nüüd koduakudest. No koduakudest. Eks alustada võiks sellest samast punktist, mida sa just enne tõid välja, et tegelikult paigalduse küsimused, et kas seal on nüüd kõik ristlõiked, ühendused, kõik on korralikud, et see on kindlasti, ma arvan, üks peamisi põhjusid, et aku ise ei lähe põlema, vaid läheb kõik see, mis akut inverteriga ühendab või siis inverterit kodusüsteemidega ühendab. Aga kui nüüd akudest seest rääkida, siis küsimus ongi väga ümber selle, mis siis toimub elementidega, et see on nagu palju teada, et need elemente kustutada on raske, et neid tuleb uputada, et need on nagu küsimused,
Kas ma peaks vanni paigaldama siis? Tegelikult on viidud korraliku aku puhul kõik need riskid miinimumi. Et elementide valikma puhul selle nii-öelda tõenäosuse ära määrab. Et tegelikult elemendid on väga erinevad. Element ei ole nagu väike patarei, et kõik on ühesugused, et elemendid on väga erinevad. Elemendid kohati partiide kaupa lähevad nii-öelda A-klassist välja, et nad ei sobi. Ehk siis sisetakistused on erinevad, elemendid käituvad erinevalt. Ja kui on nüüd nii-öelda mitte selekteeritud elementidest aku kokku pandud, siis aku element üks näiteks hakkab jooksma kiiremini täis või tühjaks, takistus on kõrgem ja seal tekivad nii-öelda kiired kuumenemised. Ja see on see ohukoht, kus nüüd siis üks element võib joosta nii-öelda ära ja võib tegelikult süttida. Okei, no element on siis üks tükk siin sees, eks ju, et neid ma vaatan läheb 16 läheb, eks ju. Okay. Ja kui ma nüüd nagu, ma olen AliExpressis käinud, eks ju, et ma tean, et neid elemente müüakse eraldi, et mille järgi nagu selline lihtne inimene peaks aru saama, et kui ma ikka hirmsasti tahan ise seda koostada elementidest, et on ju see ka tegelikult päris populaarne. Jaa, on küll, et iseenesest tegelikult tõesti neid turult on võimalik saada ka tavainimesele, et tõesti neid pakutakse erinevatelt saitidelt. Kindlasti, mida tuleb taodelda siis nii-öelda QR-koodile vastavat tehase testimisraportit. Okay. Et meil on olnud juhust, kus me tegelikult ka meile pakuti, kuna me oleme tootjad, siis nagu me oleme nii-öelda pakkujatele ahvatlevad. Meile pakuti partiid, mis siis hiljem selgus, et olid üldse võltsitud elemendid ja tegelikult QR-koodidele vastavat raportit me ei saanud. Okei. Kõlab nagu siuke lotopileti ostmine natuke nagu ise tahtada. Just, et seal tuleb osata vahet teha ja tegelikult väga, praegu on turul väga palju pakkujaid, et see ahvatlus võib olla päris suur, aga kui meie ostame tuhandete kaupa need elemente sisse, siis ka seal me teeme valiku ja selekteerimise nii, et see ühes akusse, kus on 16 elementi, on võimalikult sarnaste nii-öelda näitajatega elemendid, ka välismõõtudega. Nii et piltlikult öeldes te võtate selle, ma ei tea, aluse või konteineri või mis iganes täie akusid teil tuleb, siis panete kõigile nihkaliibri peale ja otsad külge ja mõõdate ära, et nad saaks sarnased. Raportites on see kõik kirjas. Okay. Raportites on see kõik kirjas ja seal on ka nende mõõdud, välismõõdud kirjas, mis tegelikult erinevad seal võib-olla 0.1 millimeetrit. Aga kuna me survestame elemente, siis meil on oluline, et tegelikult mõlemad akuread oleksid täpselt ühe pikkused. Et ka me valime selle järgi, et see paki pikkus oleks õige, et see surve oleks mõlemale pakireale, siis elemendireale ka võrdle. Okei, me lähme natukene tehniliseks, ma ikka tahan ära küsida, miks see survestamine oluline on? Element paisudest laadidest tahab paisuda. Okay. Ja kui ta nii-öelda maha laadida, siis ta kahaneb. Kui nüüd anda talle see voli, et talle mitte survestada, siis ta oma algusfaasist ta tahab väga palju paisuda. Ja kui me nüüd kujutame ette, et siin on need buspaarid, mis on omavahel seotud, aga need elemendid kõik paisuvad, siis tegelikult tekib tugev pinge nendele buspaaridele. Okay. Ja elemendi tootja tegelikult, meie elemendi tootja küll, ma tean, aga enamus seda ütlevad. Et tegelikult tsüklite arvu ei saa garanteerida, kui survestamist ei ole tehtud. Okay. Ehk siis tegelikult see on meil olnud kohe algusest peale nagu reegel, et me järgime kõiki elemendi tootja reegleid, etteantud reegleid, et siis reaalselt need tsüklite arvuga tagada. Okei. Väga hea, tegelikult juhatas ikka ühe küsimuse sisse, et jällegi vaata kastile peale, üks on valge, teine on must, on ju. Et kuidas mina nagu lihtsa inimesena, sa ütlesid sinna tsüklite arvu juurde, et nagu millest, mõtlen, kuidas formuleerin selle küsimusega, aga mõni aku on odav, tsükleid vähem, mõni on kallim, tsükleid rohkem, mõni on lihtsalt kallim, tsükleid veel vähem, on ju, aga nagu, et mille järgi nagu otsustama peaks, et mis mul jaa, et meie Eesti tootjana ja teades, et me oleme turul mitte kõige odavam või ütleme nii, et me odavamate akkudega ei konkureeri. No aga mingi raha jätate ju Eestisse palkadeks. Kuidas? Mingi raha jätate ju Eestisse palkadeks. Kõik palgad jäävad Eestisse. Et tegelikult ongi nii, et nagu ma ütlesin enne, et tsüklite arvu tagamine
Et tänapäeval kõik akud, mis turul on, kõik ütlevad sulle 6000 akut, et 6000 tsüklit selle jaoks, et noh, muidu lihtsalt ei müügi ühtegi akut võib-olla, eks ole. Et aga, ja 6000 tsüklit, no ütleme nii, et 10 aastat on sinna juurde garantiid ka väga tavaline, eks ole. No võib-olla nad kestavad see 6000 tsüklit ära. Või vähemalt, noh, me oleme kogenud nii-öelda siiamaani, et tavakasutaja kasutab umbes 300 tsüklit aastas maksimaalselt. Korra päevas. Kord päevas, mitte alati iga päev täit tsüklit, et circa 300. No see teeb meil 10 aasta jooksul 3000 tsüklit. Aga noh, küsimus on nagu selles, et kui sa ostad jälle seadme eesmärgiga, et ta kestab 10 aastat, kõik lubavad seda 10 aastat, aga mis saab peale seda? See 10 aastat on nii hoomamatu aeg, et kõik arvavad, et see on nii pikk aeg, et no peale seda midagi, aga no, kui on nagu aku, millel on nagu garant, et ta kestab 10 000 tsüklit, siis ta tegelikult peale 10 aastat on täpselt sama hea. Et sealt edasi on veel pikk maa. Mida see tsükli garantii selles mõttes tähendab, et noh, see ei ole ju niimoodi, et 6000 ja 0 on ju, et kas see on mingi mahtuvuse järgi või kuidas? Jaa, no 10 000 tsüklit, peale 10 000, noh testid on tehtud nendele elementile, peale 10 000 tsüklit on nendel veel 70% mahutavust alles. Okei, aga kas see on niisugune võrreldav standard, et see 70% ma mõtlen just, või see on ka? Jaa, no tegelikult oli nii, et neid natukene nagu segatakse, et osad ütlevad vähem tsüklite arvu, aga 80%-ni. Aga nüüd on üldlevinud, et siiski öeldakse tsüklite arvu 70%-ni. Okei. Eks see tähendab seda, et 10 000 tsükli järel, kui ma olen teilt ostnud 10 kilovatt-tunnise aku, siis mul on 7 kilovatti alles. Kilovatt-tundi. Okei. Nii, natukene me puudutasime ühte küsimust, mis mul oli kirja pandud, et mis on need kõige ohtlikumad akud. Me rääkisime, noh, siis tegelikult nendest mahakantud elektriauto akudest, eks ju, aga kas mõni koduaku võib ka olla ohtlik? No jaa, et me teame, et turul on selliseid akusid, kus ütleme selle elemendi mahutavus on 304 ampertundi. On akusid, millel on nagu öeldud, et on 200 ampertundi, aga tegelikult on seal sees iga selle 200 ampertunni kohta 450 ampertunnist elementi. Aga nende sees veel? Jah, et sisuliselt selle ühe suure elemendi asemel on 4 väikest. Ja no mis siis toimub on see, et ütleme BMS ehk siis aku monitoorimisseade, eks ole, ta loeb 16 punkti ja ta loeb tegelikult 4 elementi üheks elemendiks. Ta ei kontrolli tegelikult seda, et mis on selle elemendi pinge, et kas see element kuumeneb või mitte, ta arvestab selle 4 elemendi keskmist nii-öelda ja tegelikult see on nüüd see ohukoht. Et seal võib üks element nii-öelda runneriks osutuda ja noh, me ei saagi sellest enne teada, kui on nii-öelda noh. Kusjuures väga hea tähelepanek, mul oli üks selline kaasaveetav akupank, kus oli, noh, seal olid need ümmargused 18-650 elemendid, eks ju, portatiivne. Ja seal juhtus täpselt selline asi, et oli palju elemente pandud üheks pakiks ja üks nii-öelda pakk siis suri ära. Midagi põlema ei läinud, aga jah, ütleme, et see asi sai maha kantud. Aga sellist asja, kui ma nüüd nagu akut valin, siis noh, ainuke variant on kas usaldada toote pilte või võtta gaas maha. Nii on tegelikult jah, et ega tegelikult väga ei jagata seda infot. Et ka ise siin tehes turu-uuringut ja nii-öelda küsides siis nii-öelda andmelehti või siis selgitust, et milliseid elemente kasutatakse. Et noh, see on tegelikult väga oluline teada, mis elementi seal kasutatakse. No samamoodi nagu öeldakse tsüklite arvu, öeldakse A-grade, aga noh, A-grade turul liigub väga kiiresti ära. Need on, noh, neid peab ette broneerima, noh, need ei ole nii lihtne saada. Et tegelikult on nii, et seda infot on raske kätte saada, seda enam, kui kuskilt kaugelt maalt tulevad akud nii-öelda. Ja võib-olla ongi nii, et tuleb gaas lahti võtta ja siis teada saada, aga see on pigem enne ostu. Just. Jah, ja siinkohal tahtsingi tegelikult vaatajale öelda, et kui minult isiklikku soovitust küsitakse, siis mina ütlen ka alati, et tegelikult vahel tasub selliste pikaajaliste nagu kestvustoodetega
maksta natukene rohkem sellele inimesele, kellel on nii-öelda võimalik oma mainet kaotada, et noh, Poola Pavelil võib olla suhteliselt ükskõik sellest, noh, mis su akuga juhtus või ei juhtunud, aga noh, Jannol, kes siin saates on, et tal ei saa nagu väga ükskõik olla, et peab kodulinnas ikka õue minema või... ja naabrile on ka aku müünud. Jah, just. et tegelikult tuleb mõelda siin sellele ka, et mis on siis tegelikult selle ühe laadimistsükli hind. Et kui me nüüd võrdleme 6000 tsükliga akut ja 10 000 tsükliga akut, aga mis 10 000 on võib-olla pisut kallim, aga kui see garant on nagu antud, siis tegelikult see tsükli hind on lõpuks see, mis tegelikult ju akus loeb. See lõpuks on ju, tähendab ju ka tasuvust ja muid selliseid asju. Ma kasutan nüüd juhust see väljend BMS, see vist peaks tähendama Battery Management System. Nii. Mida teie BMS jälgib või mis on üldse sellised nagu turvapiirid, mis noh, nagu tuunori akul siis ma ei tea, töötamise lõpetavad või noh, ühesõnaga. No esimene kaitse on temperatuur. Ehk siis, et aku temperatuur on üle 50, siis lõpetatakse aku nii-öelda laadimine. Ja ka kaitseb element külmakahjustuse eest, ehk siis, et külmaga ei oleks võimalik siis laadida. No selleks meil on küttematt on isegi. Ja meil on lisatud ka küttematt, et tegelikult jah, elementide kütmine ja soojad elemendid, see on oluline, et see kahjustust ei teki ja tegelikult aku mahutavus ka kannatab, kui elemendid on seal võib-olla 5 kraadi juures, 10 kraadi juures. Okay. Et selle jaoks on meil ka küttematt sinna sisse integreeritud. Teine asi, mis ta jälgib, on siis laadimisvahemik, pinged, et milline on siis iga elemendi pinge, mis pingeteni laetakse aku ja protsendivahemikud, et teatud protsendivahemikes lubatakse laadida teatud amperaažiga, nii-öelda teatud vahemikes väiksema amperaažiga. Ja seda ta teeb siis iga elemendi kohta eraldi? No laadimisvõimsust piiratakse üldakusoki ehk siis protsendi järgi. Et kui meil on, ütleme, aku täitus 97%, siis teda saab laadida ainult 10 ampriga, muidu 140-ga. Et ta seda teeb akupaki. Elementi pingeid ja temperatuure jälgib ta elemendi järgi, jah. Okei. Ja teil oli vist isegi siuke täitsa üks loll kaitsemehhanism ka seal sees? Ja, no meil on sulavkaitse lisaks veel ja, et AR-tüüpi sulavkaitsme on sinna sisse pandud, et juhul kui ahelas midagi, noh, ma ei tea, keegi lühistab, keegi vastu midagi kuskil, siis automaatselt see rakendub, jah. Okei, see on siis ülekoormus, mitte temperatuurikaitse? See on ülekoormuskaitse, ja. Okei. Ja BMS-iga see vist oli kõik, eks ju? Ja, üldpildis on see kõik, jah. Noh, eks huviline saab juurde küsida. Aga sa oled meile siia laua peale toonud ühe sellise nagu tõrvikulaadse asja, mis see on? Jaa, et see on... See vist on teil unikaalne? See on selles mõttes unikaalne, jah, et seda sai ka jällegi ka otsitud, aga õnneks on ta leitud. See on nüüd siis nii-öelda aerosoolgeneraator, mis on siis Euroopas toodetud ja on kõik sertifikaadid ja on ka tehtud testid, et ta reaalselt suudab liitiumioonakku, mitte liitiumioon, vaid liitiumakusid siis nii-öelda tuld summutada ja siis kustutada. Okay. Ja need on meil tuleb kohe turule 220 kilovatt-tunnine akukapp. Seal on kõikides elementidesse sees ja siia samasse väiksesse akusse me integreerime ta samamoodi. Okei, aga mis ta siis teeb? Ta paiskab välja aerosoolgaasi, mis siis summutab kõik leegi. Okay. Ja kui nüüd element peaks näiteks süttima või miski peaks süttima, ta kustutab selle, ta ei lase leegil tõusta, ta ei lase elemendi, see nimetatakse thermal runaway'ks, ta ei lase thermal runaway'l temperatuuril tõusta nii kõrgel, et ta suudaks teisi elemente nii-öelda sütitada, süütada. Kas see on nüüd nagu selline ohutusvigur, et sa julgeksid koos sellega selle akukasti oma lapsevoodi alla panna? No lapsevoodi alla... Mitte soovitakse, aga küsin.
No mina tegelikult pean seda akut väga turvaliseks, ehk siis tegelikult kui on tulekohutus sees, no lisaks on meil ju ka 2 mm süsinikteras, eks ole, et tegelikult korpusena, et jaa, ma arvan, et mina võiksin selle endale elumajja panna, ma ei peida teda kuhugi õue kuuri, et elumajas on ta täitsa ohutu. Okei, no rääkisite, et see nii-öelda ampull siis takistab selle thermal runaway, kui BMS-is või kuskil peaks tekkima mingi viga, mis ikkagi põhjustab ühe elemendi kuumenemise, süttimise ja nii edasi, et ja mainisid ka, et on süsinikterasest korpus, on ju? Jaa, 2 millimeetrist. Teie enda toode, et üldkokkuvõttes mulle nagu kõlab, et võiks olla turvaline. Mina ka oma lapsevoodi alla ei paneks loomulikult. Aga mida kodus siiski nagu veel lisaks kvaliteetsele akule võiks jälgida sellel paigaldusel, et mis need nõuded on? Praegu vist on ka Päästeamet välja tulnud ju mingi erineva infoga, on see nüüd nagu kohustus või soovitus või? No jah, et ta on nüüd eeskiri, mida soovitatakse järgida, määrust ta veel täna ei ole, küll aga selge on, et need nii-öelda reeglid justkui tulevad, et tegelikult seal on nii-öelda tuletõkkeruumi nõue, ehk siis akud peavad asuma tuletõkkeruumis. Siin osas tegelikult meil ongi Päästeametiga koostöös, kus me tegelikult tahame selle sama akukasti tegelikult EI30 sertifitseeringuga nii-öelda tulepüsivusklassidele juba saavutada. Okei, et see asi ise et akukorpus ise on juba jah, tuletõkketsoon. Okay. Ja seal on tegelikult päris palju selliseid tehniliselt raskelt teostatavaid nõudeid. Ütleme ventilatsioon, eraldi ventilatsioon sellest ruumist otse väljaviskega, mida on tihtipeale raske nagu olemasolevas nagu hoones nagu teostada. Aga praegusel juhul nad ütlevad, et nemad ei saa vahet teha akule, nende jaoks aku on aku. Kuigi raudfosfaadi põlemistemperatuurid on kordades madalam kui liitiumioon. Need on akud, mis meil siin autodes on või siis jalrataste, tõukerataste akudes. Et siin on nagu kordades madalam temperatuurid, aga nad ütlevad, nemad ei saa vahet teha, et nende jaoks on see kõik üks. Arusaadav. Rääkisid korra keemiast. See on siis raudfosfaat, et kui ma nüüd guugeldada tahan, see vist on LFP, eks ju? LFP, jah. Ja see, mida ma kindlasti koju ei peaks tahtma, mis selle lühend on? Liitiumioon. Okei. Jah. Need akud on, nad on juba turult ära langemas ja neid põhimõtteliselt väga enam ei liigugi. Aga ta võib hea hinnaga kuskil? Ta võib hea hinnaga kuskil olla, jah. Okei. Siis, et ütleme, et kui nagu selle NMC vaatan esimese asjana, et siis see on juba, kuidas ma ütlen, nagu väga hea baas vähemalt. Kuule, Janno, ma selles mõttes väga tänan sind selle aja eest. Ma tõesti soovin tuunarile nagu kõva edu ja mul on hea meel, et Eestis on spetsialistid, kes selle asjaga tegelevad. Ma küsin võib-olla ikkagi ühe soovituse, et kui ma tõesti olen see inimene, kes tahab ise jootekolviga seda asja komplekteerima hakata, et siis me käime korra üle, et NMC akutehnoloogia oli kindlasti see, ja siis soovitasid vist tootjalt nõuda erinevaid sertifikaate, kontroll, teste, asju. Jaa, et tea, mis elementi sa kasutad. Okay. Et sellele elemendile, kui ta on vähegi klass A- võib-olla, et siis seal on tehtud testid. Et seal on need testid ja selle raporti järgi sa saad hinnata, et kas element on ja kui sa paned akusse nad, et kas nad on sarnased. Ma võib-olla küsin ühe sellise kompromiteeriva küsimuse ka, sest see eetriväliselt ütlesid, et te olete pigem kallim toote, eks ju. Et mis see hinnavahe võib olla? Teie 16 kilovatt-tunnine akupakk, millel on need kütted ja korralikud elemendid, asjad sellised, et palju teie toode täna maksab ja igaks juhuks mainin ka vaatajale, et kui te vaatate seda videot oluliselt hiljem, siis need hinnad ei pruugi enam paika pidada. Et palju see aku täna maksab ja kui soodsalt ma võin saada, kui ma Poolast Pavelilt tellin? See seade maksab täna 2900 € pluss käibemaks. No me oleme näinud turul
sarnase mahutavusega või sarnaste lubadustega seadmed, mis on 1000 eurot odavamad. okei. Ja noh, kui sa nüüd ise tegija oled, siis noh, palju sa sealt nii-öelda võib-olla veel odavamalt võid saada. Mõni 100 võib-olla. Mõni 100 võib-olla, jah. Aga no tõesti, et ma tõsiselt soovitaks selle peale mõelda, et kas see, no see seade on ikkagi mõeldud kestma 20 aastat. Et pigem olla kindel, kui jah, lihtsalt proovida. Just, väga õige. Suur tänu sulle, Janno. Mina soovin, et Tuunor kestaks oluliselt, ettevõttena siis kestaks oluliselt rohkem kui 20 aastat. Vaatajale ütlen ära, et Tuunor kuidagi seda saadet ei sponsoreerinud, vaid mina lihtsalt tahtsin akuohutusteemal natukene vestelda ja ma loodan, et sellest oli teil abi. Kui te ei ole millegiga nõus, mis me arutasime, siis all on kommentaarium. Ma loen kommentaare, vastan neile. Ja suur tänu sulle. Aitäh sulle. Tada, teeme sinna. Tšau. Tšau.